edasi, kui me võtame sealt, siis me saame öelda, et hingamine algab kopsudest, aga hingab tegelikult ju meil iga keharakk eraldi. Kuni raku tasandini me võime välja viia hingamise. Eks ole? Mis tähendab seda, et selleks, et mõista hingamist, ei aita ainult meil sellest, et me saame aru, kuidas kopsudesse hingamine toimub, vaid me peame mõistma, kuidas raku tasandil hingamine toimub. Ja nüüd on järjekordselt on siin selline koht meil, et nii kui ma ütlen sõna rakk, näiteks algajatel emade pool 1, ossa jestas, küll kui ta need silmad hakkavad pääs pöörlema. Ja siis, kui ma hakkan seal rääkima selle raku hingamised ja mitokondrionid ja siis veel kõik lihtsalt oi. Ja ometi on see ääretult huvitav, sest sellest oleneb, kas me oleme elus või ei ole. Kui ma võtan sinihappe, näiteks sinihappe mürgituse, siis sa hingad meeletult. Aga rakud ei saa hapnikku, rakkudes hapniku ainevahetuse toimub, rakud ei hinga, mille tagajärjel tekib see, et inimene sureb. Kops hingab, kõik hingab, aga ta sureb sellepärast, et rakud ei saa seda sama gaasi ainevahetust tekitada, neis ei ole seda ainevahetust. Kogu veri on arteriaalne. On nii? Jälle ta hakkab mulle üksikute selliste sidesõnadega vastama. Ma just kõige hullemat osa ootasingi seda raku osa, nii et sellepärast me siin olemegi. Nii, ta hinga täis kopsuga. Raku hingab alati nagu terve inimesena. Ta kasutab ainult mingit osa ja sellest juba piisab. Aga mis kvaliteedi, kui oluline see on, et mis osal, kui palju ta üldse kasutab sellest, kui suur see probleem nagu on just rakkudele? Ja, mina sain aru küsimusest. Sa said aru küsimusest? Sain aru küsimusest. nii, nüüd ei olnud vähemalt sidesõnadega. Ei, selles mõttes, kui kopsudest osa hingab, siis organismi viiakse seda ikkagi laiali, aga nüüd on küsimus, et kuhu seda jätkub? Kui me kasutame ainult, ma sain aru, kunagi olen kuulnud, et me kasutame niivõrd vähe sellest kopsust, et me hinga nagu nii nagu peab, nii nagu lapsed. Nii. Kui palju see juba häirib tegelikult seda raku hingamist ja kas ta häirib? Häirib ikka, loomulikult häirib. Vaadake, kui arstilik vastus. Vaadake, mul ei ole ühtegi paberit sulle võtta niimoodi. Ehtne tohter. Aga ei, aga ta häirib ju. Et kas see rakk siis alati nagu nii-öelda hingab nagu nii-öelda täismahust, et tema ei hinga nagu poolikuti, et kui talle ei jätku seda hapnikku, siis ta lihtsalt ei hinga. Mis selle rakuga toimub siis, kui ta saab seda hapniku kopsust osaliselt või? Ära sureb. Et siis, kui ma hingan peamiselt ainult, siis ma osad rakud on surnud või? Tegelikult jah. See funktsioonivõime vähemalt häirub esialgu. Et see ei jaotu mitte nagu võrdselt ära seda rakkude vahel see hapnik, vaid lihtsalt osad ei saa nagu kõik, et see, kes saab, see võtab nagu ikkagi täismahus selle hapniku. No vaata, asi on nüüd selliselt, et kui sa, siin tuleb see perifeeria jutt, et mis asi on perifeeria ja kuhu ja kui palju siin oleneb südame võimsusest, selles mõttes, et kui palju ta jaksab pumbata, eks ole, kõik need, siin hakkavad kõik need samad need mängud, need CO2 mängud peale ja siis on veel erinevad fermendid ja kõikide sellist koosmõju, mis alles tagab selle, et rakk oleks suuteline hingama. Aga okei, kui ta isegi on suuteline hingama, aga kui sa hapniku ei anna sinna, ütleme kehasse hapniku ei tule, süsihappegaasiga probleem samamoodi, siis tekib see, et see rakk lihtsalt sureb, tekib kas või nekroos mingites kohtades. Eks ole, nekrootiline, puhas nekrootiline seisund. Mis on nekrootiline seisund? Nii, mis on nekroos? Rakusurm. Nii, näete, definitsioonid on ja tohtril on väga selge. Ja on, kui on need. Aga mis tähendab just, nüüd võtame järgmise asja, mis tähendab rakusurm? Ei, vaadake, mismoodi on need samad need küsimusasjad ja kõik.
inimene piirdub ja inimene on rahul sellega, kui talle öeldakse mingi vastus. Aga kui tal pilti ei ole, siis see vastus, seesama sõna ei anna talle mitte midagi. See on null. Selleks peab looma pildi. Ja siin on tegelikult seesama asi, miks on emade kool. Me peame teatud sõnadele, mis ühiskonnas kasutatakse, mis meditsiinis kasutatakse, pedagoogikas kasutatakse, me peame nendele sõnadele looma pildid, et te hakkaksite neid sõnu lihtsalt mõista, kui te nii-öelda tarkade inimestega räägite. Ikkagi see küsimus, et miks me hakkame valesti hingama? Et miks me 2 osad ikkagi nii väikest osa kasutame? Ma saan aru, et see tegelikult on ju suur probleem. Et millega ma ise olen selle hingamise ära rikkunud? Väga hea küsimus. Mina küll ei vasta sellele küsimusele. Mul ei ole ühtegi materjali ütleks selle kohta. Nii, jällegi küsimus, millele sa peaksid saama vastuse siis, kui me oleme need loengud läbi loenud. Aga mina siiski ütles ühe meditsiinilise vastuse. No. See tõenäoliselt ei ela piisavalt tervislikku elu. Kui sa ikkagi korralikult treeniksid ja korralikult toituksid, siis sul ei oleks probleemi. Nii, ja nüüd võtame järgmise. Aga mina teen seda omast aru. Ja ikkagi on sul astma. Mõnikord on ka nendele vastustele raske tulla, selle pealt tulla, kuidas niimoodi vastata. Okei, kas suitsetajad kasutavad seda suitsetamisel seda kopsosa rohkem? Kas nende hingamine on seeläbi tegelikult parem? Õnneks kui paberi peal see kirjas, siis üle kuskil teistel lugeda. Hetkel ei ole ja ma pean sulle kohe ütlema, et suitsetamine kahjustab teie tervist. Minul hakkab pea ringi käima, kui ma kõhtu hingan, kui ma näiteks ma jooksen või siis nagu kõnnin kiiresti ja siis ekstra üritan nagu kõhtu hingata. Nagu kui ma tegin siis, kui ma rase olin, siis mul nüüd hakkab pea nii hullult ringi käima sellest, et ma nagu ei suuda niimoodi nagu nii-öelda trenni teha, et ma hingaks kõhtu terve aeg. No see ei olegi ette nähtud trenni ajal, sul sinna ei hingata niimoodi. Ei no mitte nagu trenn selles suhtes nagu, et vaid lihtsalt kui näiteks ma kõnnin metsas või niimoodi, et mõtlen, et ma kõnnin oma kodust Nõmmel, et ma võiks terve see aeg nagu hingata kõhtu, nagu siis kui ma rase olin, siis nüüd mul hakkab pea nii hullult ringi käima, aga siis mul ei hakanud. Nii, no mis see on? Patsient ei ole enam rase. Nii, ja vaata, et sa kasutasid nii hästi, et patsient ei ole enam rase. Sest et ma mäletan, et rasedana kõndsin selle sama maa, et vaata üle ütles, et on vaja kõndida iga päev, ma käisin turule jala ja siis ma sain niimoodi hingata kõhtu. Ja nüüd ma enam ei saa, sest mul läheb pilt tasku, ma olen nagu pöörga puhkuse ja siis rahulikult hingama vahepeal niimoodi pealt. Noh. Diagnoosi panen praegu või? Ei, ma ei taha, et sa diagnoosi. Ma tahan, et sa selle põhjal räägiksid. Selle põhjal? Noh, mis seal, no ükskõik mille põhjal. Võta ühtepidi või teistpidi. Nii. Ei, ma võin diagnoosi panna. No pane diagnoos. Hüperventilatsiooni sündroom. Mul on sündroom või? Mis see siis täiesti sündroom. Nii. Aga selle vastu ravi ei ole. Kui sa küsisid hingamise teemat, siis minu jaoks oli suur üllatus see, kui palju artikleid, mitte küll õpikumaterjali, aga artikleid tuli välja sellel samal teemal, kuidas inimene ise oma hingamist muudab. Sellel teemal.